Tere kõigile ja täna ma siis räägin ära nende kolme topsiku sisu ja kasutuse ning lähemegi kohe asja kallale. Ja esimene siin on siis estrosense ja me räägime sellest, et osad naised kogevad sellised sümptomid nagu ebaregulaarsed tsüklid, valulikud menstruatsioonid, menopausi sümptomid ehk mensu ärajäämine, öised higistamised, väsimus, meeleolu kõikumised, ärevus, kurvameelsus, ma ei tea, motivatsiooni puudus, libido langus, tuhm, kuiv nahk, nahaelastsus läheb, ma ei tea, seal olematuks, on ju. Intiimpiirkonna kuivus, libido langus, mis veel, aeglasem taastumine. No ja põhimõtteliselt ongi see, et rasv koguneb selliste nagu kõhu ja puusa piirkonnale, et see on ka hästi iseloomulik. Ja tegelikult sa tunned, et noh, keha ei ole nagu enam minu keha. Ja vot siin nagu ongi see koht, et me räägime sellest, et meil tuleks taastada meie suhe östroboloomiga. Mis loom see on? Täpselt, see on üks osa meie soolestiku mikrobiomist, mis vastutab östrogeeni ainevahetuse eest ja mitte lihtsalt, et teda seal kuidagi aktiveerida, deaktiveerida, kehast väljutada, vaid just nimelt läbi östrogeeni retseptorite tundlikkuse tõstmise. Vot selle jaoks see võie ongi. Ja kui me nüüd räägime sellest veel, et miks need östrogeeni retseptorid võivad siis rivist välja minna, siis on üks hästi oluline sisend on igasugused erinevad põletikud, mida naine on kogenud ja uskuge mind, me ei koge neid vähe. Siis loomulikult mikrobiomi seisund ise, me räägime nüüd hästi oluline koht, mis väga paljudelt tuli välja, et ma ei tea, kas meil on see kõrge kortisoli pandeemia, madala GABA pandeemia, ehk siis, et tegelikult inimestel on see stressitase niivõrd kõrgel, see foon on niivõrd kõrgel, et stressihormoonid, eriti kortisol, lihtsalt pistavad nahka kogu selle meie östrogeeniga piltlikult öelda. Nii et see on ka üks põhjus, miks need östrogeeni retseptorid võivad oma tundlikkuse kaotada. Keskkonnamürgid, östrogeenilaadsed ehk ksönoestrogeenid. Ma arvan, et ma panen teile veel ühe sihukese töövihikukese või ütleme checklisti, kus on kirjas, mida jumala pärast ära osta, mis siis neid vastavaid kahjulikke aineid sisaldavad. Siis erinevad toidu talutamatused, seedehäired, toitainete puudus, eriti valgust, eriti vitamiinid, eriti kiudained, eks ju, millest kõigest juba sai teile ka kirjutatud, on ju. Aga küsimus on selles, et mida me saame teha. Me saame tegelikult üsnagi hästi looduslikul moel taastada meie neid östrogeeni retseptorite tundlikkust. Ja isegi siis, kui juba ealiselt meie munasarjad ei tooda enam seda nii palju, siis isegi see pisku, mida nad suudavad teha ja töötavate, toimivate, tundlikute retseptorite olemasolul on tegelikult justkui nagu kõik hästi. Ja osad ained, mitte need ksönoöstrogeenid, mis siis talitavad ka nagu östrogeeni moodi, aga me räägime siis fütoöstrogeenidest, eks ju, mis looduslikul moel justkui nagu käituvad, nad on väga östrogeeni sarnased ja nad suudavad selle töö ära teha. Niisiis, selles võides siin 14 erinevat eeterlikku õli ja igal ühel neist on küll oma roll, aga mis nad teevad? Nad siis, et ma ei vehi sellega nüüd nii väga, et näete ise ka, mismoodi ta välja näeb. Aga asi selles, et nemad siis toetavad meie seda östrogeeni ja progesterooni tootmist just nimelt nagu neuroendokriinne modulaator. Keeruline sõna, aga töötavad siis meie aju ja meie reproduktiivorganite teljel just nimelt reguleerides seda vahekorda siis progesterooni ja östrogeeni vahel, et me tunneksime ennast no ühesõnaga, et me ei kogeks noid sümptomeid, mida ma just enne ette lugesin. Ja kes on siin peamised mängijad? Peamised mängijad on siin selline seltskond nagu Vitex ehk siis eesti keeles on ta piparrohi, on salvei, fennel, aniis, geranium, koriander. Et see tuumik, ütleme siis niimoodi, see tuumik mängijate, keskmängijad, et nemad võtavadki ette siis meie sellesama hüpotalaamus, progesteron, östrogen telje. Et saada seal signaal esiteks liikuma ja teiseks oleks ta õiges vahekorras ja tasakaalus. Ja kui me nüüd räägime, mida teeb see Vitex ja salve kahekesti, nemad tulevadki nende kuumahoogudega, ühesõnaga nad tulevad kõikide nende peri- ja menopausi sümptomitega nagu toimetama. Fennelaniis, no tõstavad libidot
kohe kindla peale. aga nad ongi sellised siis looduslikud ühendid, mis hakkavadki neid retseptoreid, millest ma teile rääkisin, just nimelt nagu aktiveerima, mõjutama, nagu koputama, üles äratama neid. Geranium, koriander siis reguleerivad väga hästi meie stressihormoone ja loomulikult jällegi seda hormonaalset tundlikkust. Järgmine seltskond, no siin tuleb nüüd see naiselikkuse meeldetuletus, et jälle üks põhjus, miks ma kasutan väga palju just nimelt sellist loodusteraapiat, sest vaata, loodus mäletab, mis oli vaja teha, aga inimese see neokorteksi pärdik on ju tihti unustab seda. Järgmised mängijad siis on palmaroosa, roos ja gardeenia. nii et see või ongi siis tehtud roosi, gardeenia võide põhjal, et ongi niisugune ilus minnakollane lõhn, tähendab jumal, see on oivaline aga nemad siis sõna otseses mõttes tuletavad sulle neid naisvibratsioone meelde, et no ühesõnaga äratavad sinu selle sisemise naise, eriti palmaroosa, keda siis sõna otseses mõttes, noh, ütleme siis nii, teda loetakse menopausi õliks. Hästi oluline on hoida ka korralikku vereringet, detoksi, kogu seda kehapuhastuse värki, maksatööd, östrogeeni metabolismi, et me, kui midagi boost ime, et me hoiame ka seda õiges tasakaalus, nii nagu juba juttu oli, et see võie tegelikult ongi tasakaalu hoida, ütleme siis nii. ja kreip, rosmarin, bergamot, kananga, et mitte ei ole siin selles segus ilang-ilang, vaid on just nimelt kananga, see on nagu see külmpress või esimene press, extra virgin ilang-ilang. Toetavad siis just nimelt niisugust voolamist ja lümfiringet, maksatööd, östrogeeni enda niisugust tootmist ja nii edasi. Ja budavuud on siin selleks, et maandada ja rahustada närvisüsteemi. Kuidas kasutada? Mina soovitan kasutada seda, kui sa teed teki, siis kindlasti tekis, see soojus aitab meil kõiki neid õigeid aineid paremini siis boostida, ja paned siis alakõhule, paned siia rindade vahele siia tüümuse piirkonda kindlasti, eks ju. Ja minedki teki, jah, võib seda saunas ka kasutada, aga teki sees ma arvan, et ta töötab siis palju paremini. Nii. Siis me räägime seisundist, kus östrogen on läinud liiga kõrgeks. Mida jälle, mis siis juhtub? Eriti siuksed asjad nagu tursed, kehakaalu tõus ja nüüd see liigne rasv kogunebki rohkem sinna nagu puusa ja reie piirkonda, et kui me rääkisime, et liigne või vabandust, madal östrogen on pigem kõht ja tuhanad või ütleme siis see puusapiirkond, siis siin on puusapiirkond ja reie, et nagu pirnkeha, ütleme siis nii, et kui eelmine oli õun, siis see on nagu pirn, aga no ütleme siis nii, ärme siis seda kehakuju ka nüüd nii rangeks selliseks piiriks võta, et ahah, nüüd sinul on pirnkeha, siis sul on nii ja õunaga on siis nii. Ei, aga iseloomulikumad ladestused siis käivad nendesse kohtadesse, nagu sai mainitud. Ääritus, uneprobleemid, tundlikud rinnad, valulikud, vererohked, noh, menstruatsioonid, tüdrukud vahest ütlevad, et issand, mul on niisugune tunne, nagu maks tuleks tükkidena välja. Siis peavalu, migreenid tsükli lõpus eriti, et need on ka hästi iseloomulikud, väsimus isegi siis, kui ollakse nagu hästi maganud. Nii et siin me räägime jälle, et östrogen on natukene liiga kõrgeks läinud progesterooniga võrreldes ja meil oleks vaja nagu östrogeni dominantsust allapoole tuua. Kõik jutt östroboloomist peab paika, mis ma rääkisin ka ennem, ehk tegelikult on vaja hoolitseda selle eest, et see bakterite seltskond oleks õiges tasakaalus ja vahekorras selleks, et nemad ju tegelikult reguleerivad seda östrogeni värki seal kõige, ütleme siis nii, nad on otseselt ahju juures, et saavad siis sellega seal tegeleda. Ju aktiveerimist, deaktiveerimist, kehast väljutamist, et see on selle östrogeni dominantsuse puhul nagu hästi oluline. Ja jällegi see estrokalm ei ole mitte selleks, et me nüüd nagu mingisuguse, ma ei tea, hormonaalpreparaadiga hakkame östrogeni tootmist maha tooma. Ei, me toetame läbi selle võide kasutuse just nimelt selle östrogeni metabolismi. Selleks, et ta ei tuleks meie vereringesse nii-öelda teise ja kolmanda ringiga tagasi. Ehk kui maks ei saa hakkama, siis kahjuks östrogen kipub vereringesse tagasi minema ja mis ta teeb? Tõstabki selle östrogeni sisalduse veres nagu kõrgeks. Kes siin
võide sees on? Mis siin võide sees on? Kõigepealt need õlid, mis aitavad hormonaalset tasakaalu hoida, jälle see progesteroon ja östrogen ehk siis geraanium, aniis, fennel ehk mis ta on siis meil, atil, jah. Siin on hästi tugev maksatoetuse kompleks, et kui võrreldes sellega me siin pigem nagu räägime sellisest retseptori tundlikkusest, et östrogeni retseptorid tööle panna, siis siin me räägime pigem nagu maksatoetusest, et see liigneb välja tuua ja mitte lasta tal vereringesse tagasi minna. Greit, koriander, rosmarin, et need on siis maksatoetavad, ilang-ilang, elemi, see on üks niisugune tegelinski, mis annab sihukest veidi vürtsi juurde, ütleme, aitab lagundada neid, ütleme, rasvlaostuvaid jääkaineid, nende hulgas on siis ka östrogeni hormoon. Siis on siin küpress, piparmünt, kardemon ja on tehtud siis loorberimarja võide põhjal, loorberiõli, mis loorberi-võie, mis on siis nagu palju ka soovitatud teie ankeetide põhjal. Ja siis viimane on meil uus tulnuk GABA-kalm ja tegelikult hästi paljudele sai ankeedis nagu vastatud, et kuule, ole hea, vaatame seda sinu kortisoli asja. Vaadake tüdrukud, asi ongi selles, et kortisol, kes on siis meil neerupealiste stressihormoon on ju, et kui tema hakkab möllama ja kui tema hakkab selliseks kehas niiditõmbajaks, kui see ärevus ja väsimus ja ühesõnaga supersõjad on sul korraga ja mitu tükki veel käsil, siis tegelikult üks põhjus, miks keha toodab vähem östrogeni ja tulevadki need varajased menopausi nagu sümptomid tüdrukutel, ongi see, et liiga kõrge on see östrogeni, vabandust, kortisoli tase ja täpselt samamoodi teinekord võib minna see östrogen liiga kõrgele, sellepärast et jällegi kortisol kannustab ja piitsutab seda taga. Aga jällegi, nagu ma ütlesin, räägime nendest hormoonidest, emotsioonidest, raamidest, julilaagris, ole hea, meil on siin ainult 10 kohta jäänud või isegi nüüd juba vähem. Et seal need jutud lähevad põhjalikumaks, pikemaks, sügavamaks selleks, et ära seletada sulle kõik see, mis me looduslahenduse poole pealt saame oma hormonaaltasakaalu toetamiseks kasutada. Aga meil on siis jutt kortisolist ehk kõrgest kortisolist ehk niiditõmbajast, kes kõik nagu sassi lööb. Ja muide, kui keha peab tootma kortisoli, siis ta teisi hormoone ei toodagi. Nii et kõik need testosteroonid ja östrogenid ja libido langused ja täpselt on selle kortisoli teema. Aga miks GABA? GABA on meie keha üks selline neurotransmitter, ka hormoonilaadne tüüp, kes siis tegelikult on nagu pidur, nagu ankur, nagu maandaja, nagu rahustaja. Ja kui me nüüd räägime sellest, et inimestele kirjutatakse kaasa hästi palju neid depressante ja ma ei tea, mis rahusteid veel on ju, siis palun võtame looduselt abi, sellepärast et GABA-kalm teeb seda pehmelt. GABA-kalm teeb seda täpselt nii, et ta tuletab su kehale meelde, et kuule, sa ju oskad lõõgastuda küll, kuule, võtame need tööriistad välja, teeme ära, on ju. Ja pigem me räägime sellest, et me ei saa kortisoli taset alla tuua, et see on natukene müüdi moodi asi, aga me saame toetada GABA ehk siis selle sama pidurdava, maandava, rahustava neurotransmitteri tootmist, kes juba meie keha tasandil ei sunni keha nii palju kortisoli tootma, mõistate, on ju. Üks asi on ravimite ja igasuguste tablettidega mingid numbrid tuua alla või me teeme looduslahendusega sellise olukorra, kus meil ei ole vaja neid toota, ehk hoopis teine lähenemine. Aga kes siis sees on? Jällegi selline hästi vinge rahustav kompleks, siin on vetiver, balderian, hästi sellised sügav, rahustavad, aeglustavad, toetavad unetsükli tasakaalu. Siin on roomakummel, siin on melissi ja lavandiini, mitte lavendel, vaid siis lavandiin ja nemad on siis hästi sellised, ärevusvastased, ütleme, looduse lahendused. Tulsi, koriander väga hästi reguleerivad stressi, töötavad meie neerupealistega ja nii edasi. Majoran, ilang-ilang maandavad südamerütmi, toovad jälle need lained, toovad selle fooni alla, mis siis lubab sul nagu rahustada ja mis on põhilised tüübid siin sees, on siis hoopuu ja osmantus. No kui ma ütleks, et kui
kui Balderian ja Vetiver on sellised aeglustajad nagu tuhmistavad kogu selle, ma ei tea, maailma tähtsuse sinu jaoks nagu ära ehk et panevad, lülitavad välja, onju. Siis hoobujas mantus teevad nagu selles väljalülitusega seestpoolt, sest teinekord me lihtsalt oma mõtetega drive ime üle ehk nii nagu mõni trükk mulle seal ankeedis vastas kirjutas. Et ma olen juba sellest hullus, kui ma mõtlen selle peale, mis ma kõik homme pean ära tegema, nii et tegelikult me suudame ennast ise ka päris hästi üles krutida. Jällegi on ta siis roosi ja gardeenia võide baasil, siin on sees veel ka grape, nii et tegelikult kõik need on siis meil nagu neurotransmitterite laadsed asjad, kuidas kasutada. Jällegi mina soovitaks teda siia pigem ülakehale kanda, võib ka natukene kõhule, aga just, et sul oleks see uitnärvi piirkond, kaelapiirkond, kukal, no päikspõimik siinkandis. Et ühesõnaga teda nagu sinnapoole panna ja minna tekki ja lasta kehal sügavalt lõõgastuda. Ja kui me nüüd rääkisime östrogeloomist, siis rääkisime valgu tarbimisest, rääkisime kiudainetest, siis tegelikult tuletan meelde, et siin on ka sees hästi palju tarkuseid ja näeme juulilaagris ja siia challenge'i rahvale ma kindlasti loen veel hästi palju tarkusi sisse. Nii et veel kord, teil kõigil on ankeedi vastused olemas ja võidjad peaksid kohe-kohe jõudma sinna, kus te neid ka kätte saate. Aitäh teile ja mõnusat tekitamist.